Oleme täna Elektrilevis külas, et uurida, millised on ettevõtte järgmised arengusammud, kuulata natukene seda, et miks luuakse juurde oma rikkebrigaade. Ma saan aru, et on mingisuguses osas juba nagunii kaetud Eesti territoorium, aga sellest räägib meile kõike juhatuse esimees Mihkel Härm. Kommenteerige palun hiljutist otsust luua oma rikkebrigaadid. Eks see otsus tegelikult on ju selline, mis sellest räägitakse kui väga suurest muutusest. Aga kui me mõtleme, milline Elektrilevi siis ülesehitus on olnud, oligi nii, et pooles Eestis ehk siis Põhja-Eestis me kasutasime rikete likvideerimisel ainult partnerite abi, samas kui Lõuna-Eestis olid meil ka enda rikkemeeskonnad olemas. Ja nüüd see otsus ongi see, et ka siis Põhja-Eestis ehk kogu Eestis võiks Elektrilevil olla võimekus 24/7 riketele reageerida. See otsus sündis seetõttu, et kui me vaatasime, kuidas on muutunud siis meie sisseostuhinnad võrreldes sellega, mis on meie enda kulud, me nägime, et sisseostuhinnad on kasvanud oluliselt kiiremini kui näiteks siis meie töötajate palgad ja kaasnevad kulud. Ehk siis see otsus oli tingitud puhtalt majanduslikust loogikast. Palju ta toob juurde teil kohustust värvata inimesi? Jah, ega ilma inimesteta ju neid rikkemeeskondi ei komplekteeri ja ilma inimesteta ühtegi tööd ära ei tee. Ja suurusjärkudes nii umbes 100 inimest on see, kellest me räägime. Isegi nii palju? Natukene vähem, aga ütleme suurusjärk 100 inimest. Ja ütleme, hästi palju on ju juttu olnud ka sellest, et Elektrilevi käib ja ostab nüüd inimesi üle. Et siis tegelikult jällegi kogu Eesti ühiskonna õnneks see päris nii ei ole. Et meile on tulnud täiesti värskeid sektori väliseid inimesi, kelle me oleme saatnud koolitustele ja oleme koolitanud Eestisse siis selliseid pädevusega elektrikke juurde. Nii et tänu sellele muutusele on nüüd Eestis rohkem inimesi, kes saavad suurte tormide abil tulla kõikidele meile appi, et me kõik saaksime voolu võimalikult ruttu tagasi. Mihkel, kuidas te hindate vajadust? Kas see 100 on nagu piisav või tegelikult te näete, et kui tuleks katta ikkagi näiteks saared kiiremini, paremini ära, et tulevikus näete, et tuleb veel inimesi palgata? See kõik ju sõltub sellest, mis meie ülesande püstitus on. Et kui ühiskonna ootus on, et kõik rikked saaksid veelgi kiiremini lahendatud, siis ega muud moodi ei saa, kui kas värvata elektrikke juurde või kiirendada siis investeeringuid ilmastikukindlasse võrku. Üks on pikaajaline kapitalikulu, teine on lühiajaline OPEX, mida saab nüüd ja kohe teha. Aga võib-olla ütles ka niimoodi, et sellist ühte vastust on väga raske öelda, et mulle on hästi palju ette heidetud, et Elektrilevi teeb midagi, mis 20 aastat tagasi Elektrilevis juba oli, ehk siis need meie enda rikkemeeskonnad. Aga minu vastus on hästi lihtne, me teeme seda, mis on hetkel mõistlik. Ja kui me täna näeme, et on majanduslikult efektiivne ja on ka töökindluse vaates vajalik see muutus teha, siis tuleb nii teha ja kui 5 aasta pärast on olukord teistsugune, siis tuleb jooksvalt otsustada. Et selles vaates, kas tuleb juurde värvata, suure tõenäosusega tuleb, aga kas ühel hetkel võib-olla tuleb jälle otsustada, et tuleb seda turgu kuidagi elavdada, siis võib-olla tuleb seda teha. Et te olete valmis olema dünaamiline. Mihkel, mul on veel viimane küsimus. Kuidas te kommenteerite turuosaliste teiste, ütleme, ettevõtete hirme selles vaatepunktis, et kuidagi on, võib-olla rikutakse seda ettevõtluskliimat tänu sellele, et ei saa enam kõik niimoodi hangetel osaleda. Teil on ju oluline eelis ise, eks on ju, olete sellise suure meeskonna endal välja õpetanud, teil on olemas. Mida te kommenteerite riigihangete vaates? Esimene vastus on see, et kui me vaatame, palju aastas Elektrilevi panustab remonti ja hooldusesse, mis turult ostetuna oli siin suurusjärk 15-20 miljonit, versus see, kui palju me iga aastaselt ostame turult ehitustegevust.
siis see number on 10 korda suurem, ehk siis umbes 150 miljonit on need investeeringud, mida me jätkuvalt ostame turult sisse. Siis selle väikese tüki siin natukene ümbertegemine ei muuda kuidagi see turudünaamikat. Aitäh!